Tšau sõbrad! Tšau sõbrad! Täna on siis 2. jaanuar, Marianne just hakkab tööle minema. Ja me siin mõtleme, et milline aasta on selja taga. Aga kuna seda on ilmselt liiga palju et rääkida, siis mõtlesime, et me parem näitame teile. Kõik sai alguse selle aasta veebruaris, kui me pakkisime oma väikese sõiduauto ja alustasime sõitu Hispaania suunas. Me sõitsime üle Euroopa pikima silla Taani, sealt läbi Saksamaa Pariisi, kus me nägime Eiffeli torni ja triumfikaart. Marianne ehmatas peata mehe peale. Me külastasime kuurortlinna Biarritz, kus ööbisime kogemata väga soodsalt väga luksuslikus hotellis ja hommikul nägime surfareid. 7 päeva ja 4000 kilomeetrit hiljem jõudsime me oma uude koju Hispaania lõunarannikul. 25. veebruaril panime üles oma esimese YouTube'i video. Tšau sõbrad! Nagu mõned teist teavad, plaanisime hakata dokumenteerima enda seiklasi Hispaanias, nii et let's go! Me käisime motikaga mägedes sõitmas, kus meil sai kogemata aku tühjaks ja pidime jala auto juurde kõndima. Me lähme La Conchasse. Ühesõnaga, see tipp peaks olema seal. Meie Mariannega matkasime 6 tundi La Concha tippu, kus nautisime vaateid ja kodunt kaasa võetud külma õlut. Cheers! Me nägime loomaaias tiigreid ja käisime Gibraltari lahve vaatamas. Me meisterdasime paberautosid, jooksime lainete eest, hüppasime porilompides ja mängisime golfi. See oli fantastiline. Tšau sõbrad! Täna on siis 27. mai ja me nüüd sõidame Barcelona poole. Mai lõpus pakkisime me jälle oma auto ja võtsime suuna kodu poole. Aga esmalt sõitsime me Girona lennujaama, kust võtsime peale Marianne ema eteeri. Miks sa ei maga? Oh my god, kui pruunid te olete. Me jõudsime 16 tundi hiljem öösel Andorra, kus meie Mariannega 7 aastat tagasi elasime. Andorra on fantastiline, kui sa pole veel käinud, mine kindlasti. Edasi viis meie tee Prantsuse Rivierale. Me käisime Marianne sünnipäeval peidetud kose juures, kuhu me pidime sisse hiilima. Me tähistasime Saint-Tropez šampanjaga ja me nägime suuri jahte. Me sattusime Monacosse 1 päev pärast F1 etappi, kus nägime veel suuremaid jahte ja ühte sportautot. Okei, tegelikult oli neid natukene rohkem. Me peatusime Milanos, kus Marianne, Aleksander ja Eteri läksid lennuki peale ja mina hakkasin üksi kodu poole sõitma. Mind peeti kinni Šveitsi piiril, kus mind läbi otsiti. Ma ostsin elu kallimat kütust. Teisel päeval sõitsime 18 tundi Dresdenist koju Pärnusse. Õnneks oli isa jätnud külmkapi õlut. Ma ärkasin hommikul diivani peal lahtise, kuid täis õlupurgiga. Juba kevadel tekkis meil hullumeelne idee vahetada sõiduauto kaubiku vastu. Me küsisime abi Bauhofilt. Nad olid nõus. Me ehitasime 16 päevaga oma koduhoovis kaubikust kodu. Ma ikka veel ei suuda uskuda, et me sellega hakkama saime. Aitäh, sõber Mats, et sa leidsid aega ja tulid meile appi. Oi, papa teab, mis papa teeb. Oktoobri alguses võtsime me taas suuna Hispaania poole, aga esmalt pidime me jõudma Kretale. Tere hommikust! Teel sinna pidime me mitte 1, vaid lausa 2 korral politseile altkäemaksu maksma. Me jäime ilma oma katuseluguist ja avastasime uskumatut Makedooniat. Kretal puhkasime 10 päeva Ristisa Karli ja perega. Teega oli ülivinge. Ciao! Edasi viis meie tee läbi Albaania Horvaatiasse. Suured tänud Siimule fantastilise elamise eest. Hek saatis meile ülivinge vesipiibu. Meie kõvaketas loobus koostööst ja me kartsime halvimat. Suured tänud Helinile ja Tanelile, kes aitasid nõu ja jõuga. Me käisime Veneetsias, San Marinos ja Roomas. Me külastasime Paavsti Vatikanis. Me kihutasime läbi Prantsusmaa ja 6 nädalat ning 10 000 kilomeetrit hiljem jõudsime me tagasi Hispaaniasse. Me saatsime kõvaketta Tallinnasse taastamisse. Suured tänud isale ja TRL-ile, sest me saime kätte suurema osa materjalist. Pühadeks lendas meile külla vanaema Eteri, kelle maitsvaid toite saime jõuluõhtul nautida ühes kingitustega Eesti päkapikkudelt. Tere 31. detsembrit! Aasta vahetusel sõitsime kõrgele linnakohale ja nautisime üksinduses ilutulestikku. Ja selline oligi meie 2017. 24 riiki, 30 000 läbitud kilomeetrit, unustamatud mälestused ja erilised emotsioonid. Me tegime 60 videot, meil täitus 1500 tellijad, mis on insane, ja ligemale 165 000 vaatamist, mis on täiesti pöörane. Ja me ei jõua ära oodata, mis 2018 meile toob. Jep.
näeme seal. Näeme! Hakuna Matata. It means no worries.